nüüd teeme sellist snäkki, mida ma mitte kunagi varem teinud ei ole. Aga selline snäkk pidi olema väga populaarne Ameerikas. Selleks asetame kurgiviilud kätekuivatuspaberile kuivama. Kurgiviilud on siia tahenema asetatud, võtame lonksu kurgivedelikku. Maitseb hästi see vedelik. Lühidalt me paneerime need võileiva kurgiviilud jahus, munas ja riivsaias. Lisan mõned munad, ma arvan, et mingi 3 muna piisab. Ma lisan sellele munale ainult 1 supilusikatäie külma vett. Klopin need munad lahti. Lisame kaussi ka kuigi palju riivsaia. Paberkätterit on kurkidest korralikult läbi ligunenud. Ja nüüd hakkame kurgisnäkke tegema niimoodi, et kõigepealt kurki jahu sisse. Seejärel muna sisse. Soola, pipard ja maitseainet ma ei pane, sest kurk oli ise maitsestatud. Ja nüüd riivsaia sisse. Kuna ma teen neid esimest korda, siis peale nende praadimist selgub, kas neile on veel mingeid lisamaitseainet vaja või mitte. Aga praegu ma mitte ühtegi maitseainet siia ei lisa. Sest ma loodan selle peale, et kurk juba on ise eelnevalt maitsestatud marinaadi sees. Marineeritud kurgiviilud on nüüd jahus, munas ja riivsaias ära paneeritud ja nüüd hakkame neid praadima. On aeg hakata kurgisnäkke praadima. Lülitan pliidi sisse, panen törtsu oliiviõli siia panni peale. Ja lisan ka võid. Või on sulanud ja kergelt säriseb. Nüüd asetan need paneeritud kurgiviilud panni peale. No siit tulebki mingi 2 pannitäit, nii et praeme need siis ilusti kenasti ära. Keerutan panni ja pööran nendel kurkidel nüüd juba teise poole. Näevad juba päris omapärased välja, aga kuidas maitsevad, ma veel ei tea. Korjan nüüd esimesed snäkid panni pealt ära. Ja asetan uued kurgid panni peale. Nii, viimased paneeritud kurgid on panni peal. Ahaa, ma kannatan sõrmedega neid juba võtta. Ma kohe proovin, kuidas on. See on huvitav. Ja panen ka neile kurkidele natukene riivjuustu peale, kui sulab ära, siis sulab ja kui ei sula, siis ei sula, mis on ikka. Aga maitselt on selline paneeritud kurk väga huvitav ja omapärane. Kas ma teist korda teeksin seda? Täiesti võimalik. See maitse tahab lihtsalt
ta ei ole nüüd üliväga hea, mida kohe jääks igatsema, aga ta ei ole ka halb. Ta on selline, mida tuleks tasakaalustada mõne tipikastmega. Aga jaa, ma arvan küll, et ma mõnikord võib-olla teeks veel, mitte väga tihti, aga vahel harva kindlasti. Tšau!